lõppvõistluse tasemest. Kümnevõistluse teine 400 meetri jooks. Ja siin on siis esimesena stardirivist üles leitud Fredrik Samuelson. On ta siin ka üks pretendente, võib-olla isegi peamine pretendent jooksuvõidule. Isiklik rekord 49.09. Ja Fredrik Samuelson oli ka kõrgushüppes üks parimaid, 2.07 ta täna ületas, püstitas uue isikliku rekordi, nii et kindlasti väga heade emotsioonidega noor rootslane praegu starti läheb. Ja koondise kaaslane Markus Nilsson on talle siin konkurentsi pakkumas, samuti hispaanlane Jorge Ureña, sakslane Tim Novak, belglane Nils Pittonvils ja norralane Martin Ruue. Ja tundub, et Samuelson või Ureña on seda jooksu praegu juhtimas. Hispaanlane siserajalt jookseb praegu väga hästi. Ja Jorge Ureña 400 meetri rekord ei ole ka palju kehvem kui Samuelsonil 49.17. Ja nii Samuelson kui Ureña on teinud siin väga hea esimese päeva. Vaatame, kas õnnestub see 400 meetri jooksuga sama kenasti lõpetada. Nüüd Samuelson on kiirematele meestele alla jäämas ja võib-olla isegi üllatavalt head jooksu on teinud sakslane Tim Novak. Tuleb lõpus ka hästi Pittonvils ja kolmekesi koos on nad lõpujoonel, aga aeg läheb üle 50 sekundi. Ja näib nii, et need ilmaolud staadionil kindlasti sportlasi häirivad, et juba teine jooks, kus korralikku tulemust mehed nagu välja joostud ei saanud. Ja vaadates naiste kaugushüppe tuuleolusid, siis emal kummal sirgel nüüd on puhumas vastu tuul. Ja ilmselt suhteliselt tugev, mis kindlasti kajastub ka ajas. Nils Pittonvilsile läheb siis selle jooksu võit ajaga 50.01, Jorge Ureña 50.07, Martin Ruue 50.13, Tim Novak 50.89 ja rootslased jäävad siin viimasteks. Nilsson 50.93 ja Samuelson vaid 51.02, nii et ligemale 2 sekundit Samuelson oma rekordile siin kaotas. Ja praegu esimese päeva lõpetanud meestest on parima punktisummaga Jorge Ureña, punkte tal 4152. Ja kui vaadata siis ka